Me lähme tegema proovisõitu ühe mudeliga, mis tuli turule aastal 1990. Tänaseks on seda mudelit müüdud 17 miljonit eksemplari. Ja see on ei miskit muud kui uus 6. põlvkonna Renault Clio. Nad hakkasid seda tegema tegelikult aastal juba 90. See nüüd on siis 6. põlvkond, mis meil täna siin Eestis kohal on. Mingisugune 1000 tükki päevas veereb sealt tehasest välja. See on nagu täiesti selline hoomamatu number, aga tõesti on populaarne, hästi palju ostetakse. Täis palitt tuleb sealt, et täna siis on kohal meil 115 hobujõuline tavaline turbopensumootor ikkagi, mida saab siis nii automaati kui manuaali. Siis on 160 hobujõuline täitsa uus hübriidmootor, millel siis kütusehuulu hakkab seal alla 4 liitri 100-le. Ja tulemas on ka tegelikult Renault ja Dacia'l hästi omane LPG ja bensu kahekütuseline mootor siis. Ja sellel on ka siis EDC automaatkast, nii et ühesõnaga sellist ikkagi huvitavat ja hästi kaasaegset ja hästi tõhusat tehnoloogiat on. See auto on ju täiesti teist nägu, et ta on isegi Renault mõttes teist nägu, et tal ei ole enam seda senist ühtlast disainijoont, vaid tema peaks nüüd kujutama siis seda nii-öelda uut lähenemist, kuhu siis Renault kogu oma mudelivalikuga minekul on. Aga selge on see, et ta on ühest küljest Clio'le omaselt selline hästi kirglik ja sensuaalne, et ta ei ole mingisugune hall, ma ei tea, saksa auto näiteks, eks ole, mis on nagu kõik enam-vähem ühe kujuga, et sa selle auto sa ikkagi tunned, et see on mida kirglist. Sa väljast näed, et ta on selline kirglik ja sensuaalne ja samamoodi sees, et kogu see disain ja kõik on selline ikkagi hästi läbimõeldud ja hästi emotsionaalne. On vaid 2 mudelit, mis on Euroopas võitnud Euroopa aasta autotiitlit. Üks nendest on seesama Renault Clio. Esimese hooga, kui sa välimust vaatad, ei ole nagu enam vanast Cliost mitte midagi alles. See just see sportlik voolujoonelisus ja need üliägedad stiilsed tuled. Ainuke küsimus mul ja mõte nende tuledega seoses tekkis, et huvitav, kuidas talvel, kas see lumi ei hakka sinna tule peale kogunema, et kuidas seda puhastada saab, aga pole talvel sõitnud ja ma arvan, et Renault insenerid on kindlasti ka selle peale mõelnud. Millised muudatused sees uusi automanikke ootab? Üks asi, mis kogu aeg areneb, on kõik võimalik ju elektrooniline tehnika, et ühest küljest siis see multimeediasüsteem, kõik need Google'i teenused, uuel Clio'l on nüüd siis üle 100 rakenduse, mida sa saad siis alla laadida sinna autosse, eks ole, kõik võimalikud Waze'id ja mingisugused Amazon Music'ud ja nii edasi. Aga teisest küljest ka siis turvalisus, et 29 siis sellist täiustatud juhiabisüsteemi on tal. Viimased arendused näiteks siis nendes täiustatud juhiabisüsteemides on hädapeatumise assistent, et tal on juhi jälgimise kaamera, mis vaatab, et sa seal magama ei jääks, eks ju, siis hakkab sul peale, annab sulle märku, et ole hea, võtnud roolist kinni. Aga siis, kui sa ikkagi absoluutselt märku ei anna ja kui sul on juba silmad kinni ja on näha, et on ikkagi nagu probleem, siis see auto peatab ennast oma sõidurajal vaikselt ise, jääb seisma lihtsalt ja samamoodi siis on näiteks möödasõidul, ta monitoorib siis nii vastu tulevat liiklust kui ka tagant, et kui sa hakkad möödasõidule minema ja ikkagi keegi tuleb vastu või keegi on tagant sinult möödasõidul, siis ta keerab sind ise oma ritta tagasi. Et ütleme, et see avarii korraldamine tänapäeva autodega tegelikult muutub ikka ühe raskemaks. Kui paljud arvavad, et Renault Clio on selline pisikene väike linnaauto, kuhu kedagi ka midagi ei mahu, siis vaadake, iste on pandud minu järgi paika ees ja mul on kenasti siin ruumi. Võib-olla tõesti sa oma 3 suurt sõpra sa siia taha istuma ei pane, paneksid, aga võib-olla pole kõige mugavam. Aga mine tea, kui nad ei ole ammu näinud, siis võib-olla läheduse mõttes ja teineteise tundma õppimiseks on see hea variant. Kas me hindadest ka räägime või? Muidugi, hinnad on head ju. Ta hakkab tegelikult 20 000 peale ja nüüd siis see tippmudel hübriid on siis 29 000. Eks seal natuke saab varustust juurde võtta, et tal tegelikult on valikus väga kihvte asju, et seal, ma ei tea, 9 kõlariga Harman Kardoni tõesti premium helisüsteem ja mõningad muud lisad, mida oma soovi järgi juurde valida, eks.
proovisõiduautod on kenasti ABC Motorsis olemas? Jaa, ikkagi tuttavas kohas Paldiski maad 105 Tallinn, sõltuvalt päevast, aga üldiselt on olemas ikka mõlemad, nii tavaline Benz kui hübriid ja see tavaline Benz muuseas üllatab. Ma käisin sellega ise just Pärnus, et mõtled küll, et mis see siis on, 115 hobujõudu. Tegelikult väga kihvt, väga hästi läheb edasi, et tasub proovida.